Lahendame siis 6. ülesannet, et roheline ja sinine autod sõidavad linnas, kus on lubatud maksimaalne kiirus 50 kilomeetrit tunnis. Milline auto kiirustab? Pane kirja iga auto liikumisgraafiku juurde selle liikumisvõrrand. Millisel hetkel ja milline auto teostab möödasõitu. Ja üks lisaülesanne, nagu me siis ka rääkisime, et paneme kirja, milline auto jõuab ennem 140 kilomeetrile. Nii üks väike lisaülesanne tuleb siia ka. Aga siis vaatame. Kõigepealt võtame seda sinist autot, kes oli siis alumine. Las olla see siis S, VS ja S0S. Nii et hakkame vaatama. Kõigepealt meil on vaja kätte saada andmeid. Vaatame, et tema siis alustas punktist -30, ehk siis S0 sinine on siis -30 kilomeetrit. Ja kui 0 ajahetkel ta asus siis -30 kilomeetril ja esimese tunni lõpuks ta asus siis 30 kilomeetril, siis ühe tunniga ta jõudis läbida 60 kilomeetrit, nii et VS, sinise auto kiirus, on 60 kilomeetrit tunnis. Ja kohe näeme, et sinine auto on see, kes natuke kiirustab ning ületab seda maksimaalselt lubatud kiirust 50 kilomeetrit tunnis. Vaatame, viskame pilku ka rohelisele. Et roheline auto alustas 20 kilomeetrilt, ehk siis S0, roheline on +20 kilomeetrit. Ja ühe tunniga jõudis ta läbida 40 kilomeetrit, oli 20, nüüd on 60, ehk ühe tunniga jõudis ta läbida 40 kilomeetrit ja tema kiirus VR roheline on siis 40 kilomeetrit tunnis. Ja kui seal vahepeal kuskil seisab kiiruskaamera, siis see auto trahvi ei saa, sinine saab. Paneme kirja liikumisvõrrandi üldkuju. S, kirjutame sinna allapoole. Et siis S võrdub V korda T pluss S0. Ja kirjutame liikumisvõrrand rohelise auto kohta. Et rohelise auto SR on siis rohelise auto kiirus 40 korda T ja pluss 20. Ja kirjutame sama sinise auto kohta. S, sinise auto liikumisvõrrand. Nii, sinise auto kiirus oli 60, ehk siis 60 T, aga tema alustas liikumist 0 kohast siis -30 kilomeetril, ehk siis -30. Ja meil on siis 2 liikumisvõrrandit olemas. Lahendame esimest tüüpi ülesanne, kus siis, nagu ka eelmistes, et milline auto jõuab ennem 140 kilomeetrile. Paneme tingimus kirja, et tee pikkus peab olema 140 kilomeetrit. Ja sellisel juhul me saame siis mõlema auto puhul asendada see läbitud teepikkus või siis kaugus 0 punktist 140-ga. Rohelise auto puhul 140 võrdub 40 T pluss 20. Ja siit me saame tulemuse, et T on siis, 20 läheb siia üle, saab 120 ja 120 jagatud 40-ga on 3. Ja meie puhul on siis see 3 tundi. Issand. Nii, roheline auto jõuab 3 tunniga 140 kilomeetrile. Teeme sama sinise kohta. Ja sinine auto, vaatame, millal ta 140 kilomeetrile jõuab. See on siis 60 T miinus 30. Ja mõtleme, palju me siin saame. 30 läheb siia üle, miinus 30 läheb üle võrdusmärgi, saame 170 ja 170 jagatud 60-ga
palju see on? 2,2, jah, tee on 2,83 tundi. Ja siin näeme, et sinine auto jõuab 140 kilomeetrile ennem ning roheline jõuab hiljem ja seda on ka siin graafikul näha. Et sinine auto jõuab 140 tunnile enam, siin täp 2,8 midagi ja tundi ja roheline auto jõuab täpselt 3. tunnil. Aga teeme ka seda vastame ka järgmisele küsimusele, et millisel mitmendal kilomeetril, millisel hetkel ja milline auto teeb möödasõitu. Ja möödasõidu tegemisel on siis oluline, et nagu nad asuvad samas punktis. See tähendab, et SS on võrdne, kes ütleb millega? SR-iga. Nad on samas punktis. Nii, ehk siis meie sisuliselt panime võrduma nende liikumisvõrrandite vasakud pooled, järelikult võime võrduma panna ka liikumisvõrandite paremad pooled. 40T pluss 20 võrdub 60T miinus 30. Nii, viime siis teed siia vasakule, saame miinus 20 T ja võrdub siis miinus 50. Jagame selle miinus 1-ga või korrutame mõlemad pooled miinus 1-ga, saame 20 T võrdub 50-ga ja T, siia kirja ka. Ja T on siis 2,5 tundi. Saime teada, et kohtumine toimub siis ajahetkel 2,5 tundi. Ja asendame need numbrid siis liikumisvõrranditesse, et siis rohelise puhul S R ja näitame, et me asendame aeg 2,5-ga. Kirjutame siis 40 korda 2,5 pluss 20 ja 40 korda 2,5 on 80, 100 pluss 20 on 120 kilomeetrit. Ja sinise puhul teeme sama. S sinine 2,5 tundi, asendame T asemele ja kirjutamegi, et 60 korda 2,5 miinus 30. Nii, 60 korda 2 on 120 ja pool 30, 150 miinus 30 on 120 kilomeetrit. Ja paneme siis siia kirja, et kohtumine toimub ajahetkel 2,5 tundi ning kohtumise punkt on siis 150 kilomeetrit. Ja nii saame seda ülesannet lahendatud. Palun valmistuge ette kontrolltööks. Kontrolltöösse tulevad sama tüüpi ülesanded. Sealhulgas ka sama tüüpi ülesanded.